Tere jälle! Mina olen Asso Soosalu, mina olen Solaride'i turundusjuht ja mul on hea meel teid kõiki uuesti tervitada siit väga mõnusast Telia stuudiost ja et kuulate Solaride'i podcasti Ära higista. Tänase saate külaliseks on meil Telia Eesti tegevjuht Holger Haljand. Ja me räägime Holgeriga, miks ta otsustas minna vabatahtlikult Võrumaa lahingukooli, millega ta hangeldas ülikooli ajal, et raha teenida ning mis on need põhjused, miks ta siiani isegi Telia tegevjuhina higistab. Tere, Holger! Tere! Väga tore, et sa said meie teise podcasti osasse külla tulla ja rääkida noortele siis natukene enda tudengiajast. Kas sa alustuseks tahaksid äkki noortele natukene tutvustada ennast, kes sa oled, kust tuled, mis täna teed? Jah, tere, tõesti hea meel on siin olla. Nagu enne siin mainisin korra, et võib-olla üks higistavama vanemaid intervjuusid, mida ma olen teinud, sellepärast jah, et see jääb ikkagi mingisugust teise ajastusse, kogu see nooruspõlv. Ma olen sündinud siis 1978, sügaval Vene ajal, võiks öelda. Koolis käisin, kasvasin üles Tallinnas ükses, eks see nüüd getoks võib nimetada, aga Õismäel. Ja imekombel sattusin kooli kesklinna, Inglise kolledžisse, sel ajal siis Tallinna 7. keskkool. Ja sealt edasi ülikool EBS, bakalaurus, magister ja siis Telia. Ja umbes selline teekond ongi olnud. Aga me saame kindlasti selle praegu väga lühidalt kokku võetud teekonna nüüd hakata pulkadeks lahti võtma. Aga ma küsin siia kohe algusesse, kuna meie pealkiri on ka Ära higista, siis kohe siia alustuseks ikkagist. Et noorena, mille üle sa kõige rohkem higistasid või mille pärast sa kõige rohkem higistasid? Jah, et see higistamine ilmselt siis on kogu aeg millegi pärast higistada. Võib-olla selline nagu tagantjärgi õppetund, et tegelikult ikkagi ei olegi mõtet üldse higistada, aga millegi pärast selline nagu mure konstantselt nagu kas mineviku pärast see, mis sa nagu teinud oled või siis tuleviku pärast, mis kõik saama hakkab, siis läheb kõik see nagu hetk kuidagi nagu mööda niimoodi, et sa ei saagi aru, et tegelikult võib-olla see kõige olulisem praegune hetk on täitsa okei ja tegelikult ei peagi millegi pärast muretsema. Aga noh, nooruspõlves ikkagi pigem kogu aeg nagu tuleviku pärast nagu aga võib-olla, mis see muutunud on ajas, ongi, et kui tudengi ajal võib-olla, et mida ma ikkagi teen ja mis must ikkagi saab ja kuidagi oli selline hästi enesekeskne, võib-olla niisugused hirmud olid nagu, noh, kuni selleni välja, et kuidas ellu jääda üldse. Siis jah, võib-olla see nüüd on ajas muutunud, et nüüd need nagu mured on hoopis nagu, sellest võib-olla jõuame rääkida, aga nagu laiemad, et mis meie planeedist saab, mis meie keskkond toimub ja mis sotsiaalne mõõde ja kõik sellised asjad nagu, et aga muretseda nagu on kogu aeg millegi pärast. Aga tegelikult ei peaks. Aga kas sul olid, kuidas sa nagu nendest hirmudest siis tuleviku suhtes või kuidas sa üle said nendest? No eks selline nagu tagasi sellesse hetke tuleks selles mõttes, et nagu ka praeguni välja, tegelikult on iga päev midagi vaja teha. Kui sa koolis oled, sul on need samad tunnid, sul on vaja õppida, sul on eksamid, sul on vaja pidu panna, sul on jälle vaja kuidagi üle elada see tagasi tulla. Et sellises rütmis tegelikult nagu väga palju aega muretsemiseks ei jää. Et siis ongi need hetked, kus siis kas midagi läheb halvasti või sa kuidagi nagu pead planeerima mingeid suuri otsuseid vastu võtma, et siis tekivad need nagu higistamise momendid, et need oleks nagu hästi õigesti tehtud. Aga tegelikult ma ikkagi võiks öelda, et ega ma väga ei muretsenud. Et neid hetki lihtsalt ma ei jätnud endale väga palju, et seda rütmi, mul siiamaani meeldib seda intensiivsust nagu hoida, et kui on mingi nagu arusaam, miks sa seda praegu teed, siis selles nagu hetkes on see nagu toimetamine võtab tegelikult selle nagu mure ära. Okei. Aga lähme sinna keskkooli aega. Sa ütlesid, et sa sattusid Õismäelt kesklinna kooli, Inglise kolledžisse. Kas see oli tõesti sattumine või sellel oli ikkagist mingine teadlikum otsus nagu taga? No seal pean tänama ikkagi vanemaid, et sel hetkel ma ikkagi väga palju otsuseid ise ei teinud. Kas ma olin juba 7, võib-olla olin 7-aastane. Ja vanemad jah, kuidagi siis
ka mu õde tegelikult käis seal koolis, nii et mul oli vanem õde, tema oli juba kuidagi, kuidas tema sinna sai, ma ei teagi ausalt öeldes. Ja ilmselt nad ikkagi teadlikult kuidagi juhtisid seda, et kui vähegi võimalik, siis tuleksid õismäelt juba varakult välja saada. Ja see oli väga õige otsus. See oli juba nagu mõnes mõttes nagu lähen välismaale õppima. Natukene. Aga kuidas see Inglise kolledži või see gümnaasiumi aeg üldse kulges? Kas õppimine oli prioriteet number 1 või pigem selline saame kuidagi tehtud asjad? Et mind kindlasti nüüd ei tohiks nagu eeskujuks võtta, see on nagu kõige olulisem siin. Et ma proovin ikkagi rääkida nii, nagu asjad on ja see ei ole kindlasti nagu see, kuidas nad oleks võinud olla või kui ma tahaks, et nüüd järgmistel generatsioonidel oleks. Aga ei, me ikkagi õppimisega üldse ei tegelenud päriselt. Tagantjärgi võiks öelda, et samas ma olen ju siin praegu ja võib-olla need teadmised on kuidagi nagu ikkagi omandatud ja tänapäeval ju tegelikult sinu oskus, sinu kogemus ei sõltu sellest, mida sulle koolis õpetatakse, nagu öelda. On see, mida sa ise õpid ja seda enamus teadmist ei tule ju tegelikult koolist enam. Et kool, võib-olla mida ta kõige rohkem õpetas, mulle oli mingil kujul distsipliini, mingit vastutust ja sellist kohusetunnet, et mingid asjad on vaja ära teha ja võib-olla siis lihtsalt andis nagu mingid suunad kätte, et mis on need, et kui sa tead, mida sa teha tahad, et siis sa saad ise seal ennast täiendada täpselt nii palju, kui sa siis soovid. Ja need asjad, mida sa teadsid või mis sulle ei sobinud, need siis nagu jäid tahaplaanile ja kuidagi siis said läbi. Aga jah, et ma ütleks, et magister oli esimene koht, kus ma nagu läksin. Magister oli esimene, kus ma läksin nagu teadlikult, et okei, ma lähen nüüd nagu teadmisi ja kogemusi omandama. Et kuni sinnani oli see ikkagi ühe vooga nagu kool, mis tuleb ära teha. Okei. Kusjuures meie eelmine külaline Enn Laansoo ütles täpselt samamoodi enne, kui ta USA-sse õppima läks, siis ta tegelikult ei teadnud, mis see õppimine üldse ongi. Et see vist vanusega võib-olla ikkagi tuleb ka midagi nagu juurde selle õppimise koha pealt just. Ei no võib-olla sa hakkad nagu rohkem aru saama, et milleks seda vaja on ja mida on vaja. Ja muidugi tänapäeval, jällegi ma ei oska hinnata, aga ma arvan, et ma oma laste pealt lihtsalt vaatan, et see õppimismetoodika on ikkagi kardinaalselt ka muutunud. Et asi on muutunud ikkagi nagu faktipõhisest õppimisest nagu ikkagi kuidas õppida ja selline nagu õppijakeskseks, nagu sellest faktikesksest nagu õppijakesksesse, et kuidas ma õpetan seda inimest elus hakkama saada, sotsialiseeruma, infot leidma, kus on vaja või sellist nagu metoodikat ja kõike seda nagu. Siis minu ajal ikkagi oli ainult, kas sa tead seda fakti või sa tead seda fakti, nagu, kas sa tead seda valemit või sa ei tea seda valemit. Kuidas see valem nagu konteksti, mida, see ei olnud üldse oluline nagu. See on võib-olla kõige suurem selline nagu kahju sellest, et sellepärast jäi ka enamusel, või ma ei teaks enamusel, aga väga paljudel jäigi lihtsalt teadmised omandamata, sellepärast, et seda ei suutnud nagu konteksti panna ja ei saanud aru, milleks seda vaja on ja sellel ajal, kui oled siuke rebel ka natukene, siis see jätki nendest tegemata, kus aru ei saa, et miks ma seda valemit peaks õppima. Kas Inglise kolledžis oli muidu mingi suundade teema ka siis juba või? Inglise kolledž oli keeleõppe keskne, et see oli see suund. Inglise keel oli kohe esimesest klassist peale ja ta oli ikkagi nagu pigem humanitaar nagu, et mitte ütleks, et seal reaalained nagu võib-olla heal tasemel ei olnud, aga ta positsioneeris ennast nii ja ta on siiamaani tegelikult selline, et ta just nagu keskendub sellele, nüüd on muidugi hoopis teine kontseptsioon, aga et ta keskendubki nüüd ikkagi sellele keeleõppele, keelevalikutele, just maailmas hakkama saamisele ja nende nagu metoodika ja selline nagu kuidas õppida, nagu mitte mida õppida. 11-12 klass tavaliselt on noortel see aeg, kus siis nad saavad aru, et okei, nüüd ma pean hakkama mingit otsust vastu võtma, mis minust saab. Kuidas sul oli keskkoolis? Ma veel ei saanud aru. Veel ei saanud aru? Et lihtsalt läksime mingi kambaga edasi, vaatasime, kus on praegu popp õppida ja EBS juhuslikult oli sellel ajal suhteliselt selline värske ja innovaatiline just ärijuhtimisele suunatud. Loomulikult, ma ei teaks loomulikult, aga väga paljudel oli see hetk ikkagi see, et äri tuleb teha, raha tuleb teenida ja see tundus kõige nagu loogilisem, et kui üldse midagi, siis õpetage mind äri tegema. Ja see eriala siis oli? Ärijuhtimine oligi. Ärijuhtimine oligi. Okei. Ja võtsitegi, pundiga läksite sinna?
jah, see oli nagu natuke kambavaim ka, et päris, no ma ei tea, kui suure, aga mingisuguse pundiga ja samast keskkoolist. Okei, kuidas ülikooli või see bakaaeg, ma saan aru, et oli juba natukene parem kui keskkoolis õppimisega, aga samas mitte veel selline... Tegelikult vist ei olnud ikkagi nagu parem. Ta oli natuke isegi võib-olla selles mõttes halvem, et seal oli paindlikum asi, et kui keskkoolis oli veel nagu mingigi nagu nõudlikkuse selline, ma keskkooli tegin ikkagi juba Eesti aja alguses, jah, aga Vene ajal oli veel võib-olla, siis oli nagu hästi nagu mingi selline strikt või et sa pididki mingeid asju nagu tegema. Siis mida edasi läks nagu kogu aeg vabamaks, ütleme see bakalaureuse see oli ikkagi kõige, ta oli juba ikkagi vabatahtlik, ta ei olnud kohustuslik ja see rangus oli igaühe ikkagi, või distsipliin oli igaühe enda teha. Ja kui sa ikkagi ei tahtnud, siis sa ei pidanud ja sa said seal ikka käia ja sa said teha neid asju, mis sulle meeldis ja siis need kohustuslikud asjad tegid kuidagi ära. Et see läks ikkagi kahjuks sellises rütmis. Kas too aeg oli ka EBS tasuline kool? Jah, oli küll, jah. Kui võrrelda täna lihtsalt EBS on üpriski nagu kallis tegelikult ülikool. Ta kindlasti pakub kvaliteeti, mul on väga paljud tuttavad sealt tulnud ja kõik on väga rahul, aga kuidas too hetk oli? Too hetk sai kergelt õppelaenu. Ja minu meelest me saime isegi nii palju seda, et meil ei sellest koolimaksust üle ja me saime osta mingit muud nänni sellest. Aga mis see umbes nagu summa võis olla? Ma mäletan igal juhul, et seda ei üle. Ma ostsin seda mingi autosse mingit, ma ei tea, elektroonikat, mingi stereosüsteemi sellest veel. Okei. Aga ma eeldan, et kui sa olid Tallinna poiss, siis ülikooli ajal elasid ka kodus? Või kuidas sul oli? Jah, no nii palju kui kodus elati sel ajal, et mul oli kodu, kus ma sain minna, aga tegelikult see oli ikkagi selline ringi rändamise aeg, et kui rääkida mingitest, niisugust nagu kokkusaamisi oli palju, mis siis ka asendasid seda ööbimisvaheldust kuskil mujal. Aga ma elasin üldiselt jah, siis kodus, kui ma nagu vanemate juures, jah, vanemad küll kolisid mingi hetk välja, ma nüüd ka täpselt seda mäleta, aga ülikooli ajal kuskilt poole pealt kolisid maale elama linnast ja siis ma jäin sinna korterisse üksi. Okei. Kas tööl ka käisid ülikooli ajal? Kus see raha tuli? No, me läksime ikkagi ärikooli, siis me kohe hakkasime katsetama, et kuidas see siis raha tuleb. Ja eks ta niisugune ost-müük vahetus oli, aga nii palju kui vaja sai teenitud. Sel ajal ju kõik ka kuidagi nagu kasvas kiiresti, neid võimalusi oli palju, selline hangeldamine oli nagu põhiteema ja selle pealt oli võimalik korralikult teenida. Aga väga ei sükst nagu töökohta ei olnudki, et esimene töökoht mul oligi Telia kohe pärast ülikooli. Okei. Magister tuli siis sul töö kõrvalt, Telia kõrvalt? Jah, mul oli ikka veel mitu aastat vahet ka, et kui ma tulin Teliasse tööle, siis ma tegin tööd ja siis ma hakkasin nagu mõistma, et okei, on veel mingi maailm ja sellel ülikoolil on mingi mõte ja siis ma läksin teadlikult sellist 3 aastat hiljem, läksin magistrisse ka EBS-i. Ja magister on? Ka ärijuhtimine. Kuna ma läksin nagu sellise töö peale ka, mis oli, ma läksin tootejuhiks, tulin nii-öelda Teliasse tootejuhiks, et siis see eeldas ikkagi juba päriselt mingisugust nagu ärilist taipu kas või see, et kuidas seda nagu finantsmaailma nagu juhtida ja kuidas seda toodet kasumlikult juhtida ja kogu see nii-öelda tootearendus ja et see oli tegelikult nagu EBS-i magistris päris hästi nagu üles ehitatud. Siis ma läksingi nagu päriselt ennast täiendama, et ma saaks paremini oma tööga hakkama ja siis ma ikkagi valisin ju sealt neid aineid, mis mul vaja on ja siis pärisin õppisin selleks, et nagu mingid teadmisi omandada. Kuidas Teliasse too hetk üldse tööle saamine välja nägi? Jaa, ega see oli ka niisugune pooljuhuslik selles mõttes, et ega mul mingit plaani tööle minna ei olnud, kuna näpud olid püsti ja elu oli lill ja tegelikult sai ju raha teenitud nii palju, kui vaja on ja miks peaks tööle minema, et see tundus ikkagi nagu kellelegi teisele. Aga siis mingisugune hetk lihtsalt tundus või nagu ka pakuti, et selline võimalus on, ja siis ma mõtlesin, et ma lähen proovin, et ka kindlasti nagu kas või mingi nagu kogemuse mõttes, et ma olen igast asju juba teinud, et peab kõik käib tööle, et ma proovin ka siis.
ja ma mäletan, et kui ma Teliasse tulin, see oli aastal 2000 siis ma ikkagi ehmatasin ära, et kas ma pean tõesti nagu siin istuma hommikust õhtuni selles majas, selles ruumis ja kus midagi see tegema. maja too hetk oli? See oli Valge tänav 16, Mm. see oli seal Lasnamäe mäe peal. Iseenesest nagu imeilusa vaatega nagu Tallinna lahele ja Tallinnale. Aga siiski, see oli nagu hästi selline klaustrofoobiline selles mõttes, et või nagu piiratud, et muidu mu enamus päeva ikkagi möödus nagu autoga mööda linna Eestit ringi sõites, on ju, ja hästi paljude erinevate inimestega suheldes ja mingisugust tõesti nagu tegevuste keskel, et siis nüüd mul oli nagu töölaud, arvuti, see ülesanne, istu, tee, või noh, et see oli nagu hästi harjumatu. Ja ma mäletan, et esimesed 2 nädalat ma ikkagi mõtlesin, et miks ma siia tulin. Ja siis ma nagu ennast lihtsalt otsin, et noh, et aga mulle meeldib, et juba siis nagu alateadlikult mulle meeldisid sellised nagu väljakutsed, et okei, et 4 kuud, et mul on katseaeg 4 kuud, pean vastu. Et noh, lihtsalt, et siis ma saan mingigi nagu kogemus siit, et muidu nagu, et noh, nii kergelt nagu loobuda, et isegi kui see on siin nagu täiesti välja kannatamatu, siis ma pean 4 kuud vastu. Ja üllatus, 4. kuu lõpuks oli ikkagi asi juba lahe, sest et tegelikult inimesed olid toredad, on ju, töö oli põnev, tehnoloogia arenes kiiresti, kogu see mobiilside oli sel ajal ikkagi nagu väga kiires arengus, see oli väga nagu väga äge. Ja siis ma elasin sinna niimoodi sisse, et näed, siiamaani. Jah, 23 aastat hiljem ikka siin. Just. Okei. Kui nüüd see õppimine ja see nii-öelda ülikooli aeg välja jätta ja rääkida nagu tudengi elust päriselt, siis 96 kuni siis 2000. Milline see tudengi elu, milline see välja nägi? Pidu ja pilergaar. Ei, see oli lahe elu, see oli mingisugune ajajärk, mida ma nagu taga ei katse otseselt, aga see oli, praegu mõeldes oli ikkagi natuke nagu teine maailm või mingi teine elu või mingi, et seepärast ma nagu alguses ütlesingi, et nagu väga raske on ennast tagasi sinna panna, et ma ei tunne isegi ennast ära nagu selles rollis või selles nagu kohas, kus ma siis olin. Et ma ei tea, kas see on minu puhul nii suur kontrast, või et kas see tänapäeval üldse saab olla, kuna siis olid need 90-ndad olid ka mingi kontekst oli hoopis teine. Et ja selline nagu kultuur oli üldiselt nagu teistsugune ja ei, no ta oli lahe, no selles mõttes, et ma ikkagi nagu seda nautisin, see koolis käimine mingi kohustus ei tundnud, samas see ei olnud ka üldse eesmärgipärane, nagu ma ütlesin, käisin seal pigem sellepärast, et see oli jälle mingisugune asi, mis oli vaja ära teha, noh, kui sa olid selle nagu võtnud, ma ikkagi olin juba siis ka nagu alateadlikult selles osas, et noh, mingi asja ette võtan, siis ma teen selle ikkagi nagu lõpuni või noh, mingisuguse siis nagu eesmärgini, mis seal seati, et kuna need olid väga konkreetselt 4-aastane programm, see tuleb ära, siis sa saad kraadi, siis vaatame edasi. Et see hoidis mind seal nagu rööpas. Aga eks ma üritasin sellest siis teha võimalikult nagu toreda eluperioodi enda jaoks ja enamus oli, mulle tundus sama vibe'iga seal, et äge oli, jah. Aga kuidas see teie ajal oli, et kui nagu räägitakse, et tudengi elu on nuudlite söömine ja noh, see teema, et kas see teie ajal oligi nagu see, kas see vastas tõele ka teie ajal? Või tegelikult päris nii ei olnud? Ei, vähemalt seal seltskonnas küll ei olnud, jah. No ma ütlen, et kas või õppelaenu eest, aga seal nagu kokku ei hoitud, et ja kuna see aeg oli ka täpselt selline, et tõesti, kui sa vähegi tahtsid, siis seda raha teenida oli ikkagi suhteliselt lihtne. Või noh, et ongi, noh, seda väikest raha, ütleme, mis oli vaja selleks tudengil nagu ennast hästi elada või tunda. Et siis kõik ikkagi toimetasid ja see oli ärikool ka ja siis see panigi juba ikkagi sinna nagu sinna võtmesse selle asja ja sellist nuudlite söömist ja nagu, või noh, kui sa mõtled selles kontekstis, et tuli nagu hästi kokku hoida ja kuidagi askeetlikult elada, et siis seda nagu ei olnud. Aga mis need põhikohad teil olid üldse? Peopanemiskohad? Peopanemiskohad, söögikohad, kõik sellised asjad? Söögikohad olid ikkagi need, siis olid ju just tulemas kõik need igast kiirtoitlustuskohad, on ju. Et need olid ikkagi kõige lahedamad kohad, kus sai hängida ka, sai kokku saada, kõik käis ikkagi nagu autodega, selles mõttes, et kogu see nagu liikumine ja kokkusaamine ja söömine, see toimus üldiselt autos.
mis ma ei autodega mäletagi, et oleks üks koht, et me läksime kuskile istuma. Siin Esburgis polnud mõtet sisse ju minna. Et kui selle autoga läksid drive-in'i ja mingid väga palju ilusamaid kohtasid me ei külastanud, mulle tundub. Mis autodega te sõitsite üldse? No Bemmidega üldiselt. Okei. Aga autosid oli ka, kuna see oli üks nagu selle äritegemise osa ka, siis üks ost-müük vahetus käis autodega, nii et autosid vahetus ka ikkagi väga palju kogu aeg. Kõik autod, mis sõitsid, olid kogu aeg müügis. Nii et see käis ka ikkagi nagu rohkem nagu selle elustiili või selle nagu äritegevusega kaasa. Okei. Kas see sinna pidude vahele või see vaba aeg, sinna mingisugused muud asjad ka olid, tegid seda trenni, olid see mingi organisatsioonides kuskil? Ei teinud ja ei olnud. Et sinna kooli ja peo vahele ei jäänudki väga palju muud. See oli kõik üks selline tervik ja äri või käis juba sinna vahele kõik. Et ütleme, see kõik hakkas, seepärast ma nagu tõmbangi sinna joone, et ütleme, selle bakaaeg oli ikkagi täitsa oligi mingi selline elu. Ja siis selline mõtestatud tegevus hakkas pigem seal järgmises perioodis ja selles magistriperioodis ja just selles nagu Telia elu algusest. Et võib-olla ma olen ka nagu olnud lihtsalt nagu kergemini mõjutatud kogu sellest keskkonnast. Et ma võtsingi seda siis 90-ndaid nagu, et see ongi see keskkond, kus ma olen, siis ma käitun nagu natukene vastavalt ja siis kui ma ikkagi liikusin sellisse nagu mingisse teise keskkonda, siis mulle sain aru, et tegelikult see on palju parem koht, kus ja siis ma nagu häälestasin ennast sinna ümber ja hakkasin nagu ikkagi mingid väärtused, põhimõtted hakkasid tekkima ja hakkasid nagu millegi nimel midagi tegema. Et sinnamaani oli ikkagi see selline nii-öelda lapsepõlv siis võiks öelda. Kuidas sa võrdleksid oma bakaaega ja tegelikult magistriaega, et sa ütlesid juba, et need olid nagu erinevad, aga no ikka nagu öö ja päev peaaegu, et nagu ma ütlesin, et see põhierinevus oli see, et mida täna ma usun ikkagi paljud juba teevad enne, kui nad nagu keskkoolist lahkuvad või bakat valivad, et mul lihtsalt see jäi natuke hiljaks, et ma tegin seda nagu mõistsin, et sa nagu teadlikult ikkagi lähed. Sa mõtled enda jaoks nagu välja selle, et miks sa üldse lähed, kas sul on vaja üldse minna või miks sa üldse lähed ja mida sa sealt siis otsid. Et tänapäeval see on võib-olla isegi nagu relevantsem kui kunagi varem, sellepärast sellist nagu teadmisi, kogemust ja kompetentsi, see ei ole enam, see ülikool ei ole enam alati see koht, kus sa seda kõige paremini saad, mida seda sul vaja on. Me räägime näiteks Solaride'ist, siis ma ei tea, kas see on ülikool või et mis asi see on, Et sa saad nagu valida nii palju erinevate formaatide vahel, kus siis ennast nagu arendada, kus seda kogemust saada, selleks, et see aitaks sind nagu sinu eluteel edasi. Et sellel ajal, ma arvan, paljud üldse niimoodi ei mõelnud. Oligi nii, et keskkool lõpeb, sa pead tegema ülikoolid, et ülikooli ära ja siis vaatad. Et siis nüüd kogu see elu, ma ütleks, on nagu tulnud võib-olla samm varasemaks. Inimesed saavad kiiremini küpsemaks, see kogu nagu jällegi elukeskkond nagu toetab seda ja ka nõuab seda, et see kiiremini areneks. Et sel ajal sai siis kauem laps olla, siis ütleme. Mis need nagu Eesti mõistes põhiartistid olid, et kas mingi nagu täna on ikkagi nagu kontserte, on nagu tohutud aastaringi tegelikult, sa saad ikkagi väga palju kontsertil käia. Kas siis oli ka nagu mingised sellised põhiasad, et ma pidin sinna saama? Ei, seal oli pigem nii, et jälle nemad. Sama seltskond käis igal pool. No natuke isegi mõned käivad siiamaani. Kõik Start seal, Tanel Padar, Terminaator, Ivo Linna. Need olid nagu igal pool kohal. Aga käisi üksikuid selliseid ägedaid nagu suuri maailmastaare ka, et meil käis Michael Jackson, meil käis Madonna, meil käis palju selliseid, oli ka lauluväljaku suured kontserdid, et need olid ikkagi võib-olla sellised jah, et nagu lähme kogeme seda nagu lihtsalt seda nagu tohutut suurt vaibi ja rahvamassi, nagu mis need kokku ajasid. Aga ülejäänud olid ikkagi just külapeod, ja see oli ikkagi rohkem. Aga kas tollel ajal ülikoolid ka korraldasid nagu tudengitele konkreetsemalt nagu üritusi või selliseid sündmuseid? Ma vist ei oskaks enam eristada neid, et millised need olid need üritused, mis olid ülikooli. Ma arvan, et pigem vähem või mitte. Ei mäleta küll, et oleks. Aga samas jällegi seesama nagu õpilaskogukond korraldas seda nii palju juba, et seda oli piisavalt. Kuidas see ülikoolide vaheline
nii-öelda või tudengite vaheline erinevatest ülikoolidest selline suhtlus tollel ajal oli, et kas see oli ikkagist nagu teised tudengid olid rivaalid või? Ei tajunud üldse. Isegi ei mäleta sellised kokkupuuteid, et pigem käis mingites muudes sõpruskondades siis, kui olid erinevates ülikoolides, et siis need tulid kokku mingitel muudel nagu sidemetel ja suhetel, et ma ise ei mäleta vähemalt, jällegi ma võib-olla ei ole kõige parem näide sealt, et seal oli kindlasti nagu selliseid aktiivsemaid õpilasesindusi ja sellist tegevust, millega ma väga palju kokku ei puutunud. Okei. Kas välismaal õppimine tollel ajal, kas oli ka teema, kas sul kursuselt käis inimesi, kas ise käisid? Jaa, ikka käidi ja ise ka tahtsin palju minna, väga palju ei jõudnud. Ühe sellise keeltekooli tripi me tegime ühe sõbraga. See oli äge, me tegelikult siis natukene hilismas faasis astusime ka ühte Hispaania ülikooli sisse ja pidime sinna minema aastaks õppima. Aga siis ma abiellusin ja siis plaanid muutusid kardinaalselt. Okei. Kui me sellest tudengielust oleme nüüd natukene juba rääkinud, siis just sellest õppimise välisest elust. Aga kui tagasi veel mõelda, siis mis oli võib-olla selline kõige meeldejäävam õppetund sul nagu ülikooli ajast, kui sa praegu tagasi mõtled? No meelde jäid ikkagi pigem need, kus ikkagi mitte midagi aru ei saanud. Ja need olid selles mõttes sellised natuke nagu tragikoomilised, et ma ikkagi loodan või arvan, et ma ei olnud ainus, et õppejõud olid kuskil omas maailmas. Nad rääkisid mingit oma asja, mingis omas meetodis ja siis olid õpilased, kes olid mingis teises maailmas. Ja üritasid kuidagi seda koodi lahti dešifreerida, mida sealt tuleb sealt klassi eest. Ja see tihtipeale, ei läinud just sellised keerukates ainetes nagu seal mingid mikro- ja makroökonoomikad ja sellised finantsarvestused ja seal see on ikkagi nii õppejõus kinni, et kuidas sa seda õpet nagu edasi annad. Ja ma usun, et see täna on nagu palju paremas kohas, aga see kontekst või see nagu tahe teha see nagu õpilase jaoks maalähedaseks või siduda kuidagi nagu eluga, päris eluga, mis siis praegusel tudengil nagu käsil on või need samad nagu mille pärast muretseda või mis see nagu tulevik toob või et oma kompetentsi aretada. Seda väga palju ei olnud. Oli loomulikult neid erandeid, väga häid erandeid, aga meelde jäävad ikkagi need, et kus ikkagi üks kursavend tõusis püsti ja läks tahvli ette ja joonistas sinna 2 ringi, et õpetaja, väga vabandan, aga me oleme siin ringis. Sina oled siin ringis. Siin on nagu suur tühimaa, et kuidas me saaksime üksteist lähemale. Et vahest ei saanud mitte midagi aru, nagu, mida sulle tahetakse õpetada. Aga kas tollel hetkel õppejõud siis nagu muutis ka midagi oli, et nagu tore teada, aga mina olen 20 aastat juba juttu rääkinud. Et... eks ta natuke nii oligi, aga ma täpselt isegi ei mäleta, kas see läks paremaks või ei läinud. Aga õpetajad olid siis ikkagi veel tundsid ennast autoriteetidena ja me pidime ikkagi alluma kõigele. Aga jällegi, need on üksikud näited ma pigem, aga need vist jääb meelde. Kahjuks mitte positiivses mõttes, aga vähemalt oli tore. Kas me oleme juba rääkinud sellest, et pärast bakat sa tulid kohe Teliasse. Kas üldse baka ajal oli sul nagu mingisugused mõtted, et mis sinust saab? Sa lõpetad, eks ole, baka ära ärijuhtimise, aga mis su mõtted nagu olid tegelikult tol hetkel? No pigem ma tahtsin ikkagi äri juhtida, et siis kogu aeg mõtlesin sellele, et kuidas ikkagi teha mingit sellist nagu suuremat äri endale. Ehk siis sellest nagu hangeldamise järgmise samm, et mis see siis on. Et need otsingud käisid ja katsetamised ja see oli siis nagu selline nii-öelda põhieesmärk, et teha ikkagi nagu ise mingisugust nagu suurt äri. Ja siis, aga kuna võib-olla ei olnud nagu selget plaani ja kogu see nagu ikkagi oli väga kaootiline kogu see olnud, siis korra see nagu see tööle minek nagu oligi selline nagu võib-olla heal hetkel, et mõtlesin, et okei, et on mingi segane olukord, et see on vähemalt mingisugune konkreetne asi, et lähen proovin. Ja võib-olla see nagu sobiski mulle rohkem, et miks ma sinna nagu jäin, et võib-olla ma tahtsin sellest kaosest natukene nagu korda saada ja see pakkus mulle seda raami ja korda, kus ma siis leidsin endale mingisuguse teistsuguse väljundi, kus ma mõtlesin, samas kontekstis tegelikult ma mõtlesin, et ikkagi
et ma teen seda tööd ka siin Telias selleks, et saada paremaks ärijuhiks tulevikus. Sest et ma nägin, et see kõik, mis meile koolis õpetati, noh, isegi kui ma oleks seda õppinud, siis tegelikult selles kontekstis mul ei oleks sellest midagi kasu olnud, seepärast et sellega nagu selline, noh, see oli nii teoreetiline, et ma nägin, et tööle minnes sa saad selle tegelikult kõige parema kooli. Ja siis ma hakkasingi vaikselt vaatama, et mis on need tööd, mis aitavad mul nagu sellist nagu ärijuhtimisest tervikumat pilti saada. Ja sel ajal oli siis EMT, ma ei tea, kas ma mainisin, aga Eesti mobiiltelefon isegi. Et ta oli selline väike ettevõtte, kasvav ettevõtte, aga ta oli ikkagi nagu piisavalt suur, ma olin vist 183 töötaja, ma mäletan töötuedi veel, siiamaani see number. Et kiiresti kasvav, aga seal olid kõik need funktsioonid olemas ja mida suuremaks ta sai, seda rohkem nad tegelikult olid nagu mõnes mõttes sellised nagu kooli eest, et praegu ka siin ettevõttes on olemas tegelikult kõik äri ülesehitamiseks või juhtimiseks vajalikud kogemused või nagu funktsioonid olemas. Et alates sellest, et noh, tootearenduse pool on ju, kuidas sa seda toodet teed, lood, kuidas see nagu ärijuhtimine seal käib, kuidas müük käib, kuidas klienditeenindus käib, kogu need nii-öelda digimaailm, füüsilised esindused, noh, et siin on nagu kõik ärikliendid, erakliendid, hulgikliendid, maailm, noh, et siin on nagu kõik komponendid olemas, ka tugifunktsioonidest, personalijuhtimine, et kui sa tahad saada head kogemust, kuidas hästi oma ettevõtet juhtida, isegi kui siin on asjad, mis ei ole võib-olla hästi, saad ikkagi selle kogemuse, et mida teha ja mida mitte teha, siis see on tegelikult nagu kõige parem kool sind ettevalmistamiseks, et sa oleks nagu kas hea ärijuht või ehitada omale mingit äri üles. Ja siis ma hakkasin vaikselt siin ennast harima. Kas aastal 2000 sa kuskil silmas oskasid tegelikult või arvasid, et see Telia võib ka nagu jääda? Ei, aastal 2000 kindlasti mitte. Et siis ma olin ikkagi selgelt fokusseeritud selle, et ma tulen siia mingit kogemust ja teadmist omandama ja isegi nagu mõned aastad edasi veel oli ikkagi pigem see, et jah, siin on nagu väga hea mõnes mõttes turvaline keskkond, kus ennast harida, sulle veel makstakse raha selle eest, et sa ennast siin harida. Ja sa saad midagi panustada, sa saad kogu aeg oma nagu kogemusi ja kompetentse, mida sa oled omandanud, siis nagu testida, ja saad kogu aeg sellele tagasisidet, saad kogu aeg seda paremaks teha, et siis käib pigem ikkagi nagu see läbi, aga mis on võib-olla veel olulisem, nagu, miks ma ütlen, et see on nagu mingi uus maailm hakkas, et siin ma hakkasin aru saama ka nüüd rohkem sellistest nagu põhiväärtustest või et mille eest ma siis seisan või mida ma üldse tahan maailmas saavutada või mida ma tahan endaga või ühiskonnas või et sellised asjad ma nagu enne nende peale ei olnud mõelnud või kuidagi see keskkond ei soosinud ka mind nagu mõtlema selle peale, see oli rohkem nagu hästi enesekeskne ja siis nagu siia nagu Teliasse tulles muutus see ikkagi nagu selliseks nagu ümbritseva keskseks, ütleme siin. Ja see oli nagu hästi vajalik mulle endale lihtsalt, nagu see oli võib-olla selline kõige suurem nagu driver, mis mu seda muutust minus endas nagu, või muutis mind nagu, et nagu enesekesksest nagu mingi maailma üldisema kesksest nagu, et siin maailmas on veel midagi muud peale minu ja pani mind mõtlema selle peale, et millest siis mina seisan või noh, et kui ma hakkasin endale mingit eesmärki seadma, siis see saab tulla ka ainult läbi selle, et mis on mulle oluline, on ju. Aga see, mis on mulle oluline, seda aitas väga palju jah, see nii-öelda keskkond kaasa ja Telia kaasa, et ma nägin, mille eest Telia seisis, mida tema hästi tegi, kuidas ta inimesi mõjutas oma teenustega, kuidas ta ühiskonda mõjutas nii-öelda partnerina ja siis tegelikult kogu selline nii-öelda väärtussüsteem sai alguse minu jaoks riigikaitsest. Huvitav kombel, ma hüppan nüüd mingisse teise teemasse kogemata. Aga kui ma läksin ülikooli, siis sõjaväeteenistusse ei võetud. Ehk siis sa said nagu valida, kas sa lähed sõjaväkke või ülikooli, sa ei saanud minna nagu mõlemasse või kuidagi. Kui sa ülikooli läksid, siis automaatselt arvestati reservi. Sa nagu rohkem ei pidanud sellega tegelema. Ja siis ka mingisuguse pundiga, nagu mis me selles aastakäigus olime, kellega juba nagu ka pärast suhtlesime või kes siin nii-öelda Telias olid,
hakkasime kuidagi ikkagi mõistma, kuna meil oli see nõukaaja kogemus ka ja kuidagi kogu aeg see ärev tunne, et meil on see naaber ja meil on selline nii-öelda geopoliitiline olukord oli juba siis, me nagu kuidagi tundsime, teadvustasime seda nagu ikkagi väga hästi. Me võib-olla seal ülikooli ajal ei pööranud selle tähelepanu, aga noh, kui hakkasime natuke nagu mõtlema selle konteksti peale, siis see oli nagu esimene asi, et kuule, et me peame ikkagi sinna minema, et see on meie nii-öelda roll ja see asi siin nii roosiliseks ei jää nagu see sel hetkel oli. Ja siis mis aastatel siis? See oli siis 2000 ma lõpetasime ülikooli, see oli pärast seda, ma ei mäleta siis täpselt, kas 2001-2002 kuskil seal. Ja siis me läksime vabatahtlikuna. See ei saanud küll sõjaväkke minna, aga siis olid nagu sellised, me läksime lahingukooli, Võru lahingukooli, see on seal tegelikult seal suhteliselt lähedal sellele Kuperjani pataljoni, kus oli siis nii-öelda ajateenistus, aga sinna siis Võru selles lahingukoolis oli siis eraldi tehtud, nagu sa said nagu kursuseid võtta. Ja Kaitseliidus ka. Kaitseliidu Tallinna malevasse siis astusime. See oligi tegelikult esimene, me läksime kõigepealt Kaitseliidu Tallinna malevasse ja siis läksime sinna, sealt saadetis sinna Võru lahingukooli. Et saime nagu Kaitseliidus selle mingisugused baaskursused ja selline nagu sõduriõppe ja siis läksime tegelikult ohvitserikooli ja siis tegime nii-öelda selle läbi. Et kuna meil oli kõrgharidus ka, et siis meil oli kohe nagu tegelikult ka sõjaväes oli puudu ohvitsere ja ohvitseri eelduseks oli kõrgharidus ja kõrghariduse inimesi väga palju sõjaväe nagu keskkonnas sel ajal nagu ei olnud, et siis nad pigem soodustasid selliseid nagu ohvitserikursuseid ja siis me tegime selle läbi ja siis saime juba nagu endale tõesti mingisugused rollid nii-öelda kaitseväesüsteemis. Siiamaani tegelikult olen mereväes sõjaametikohal. Ja sealt tegelikult sai selline nagu väärtussüsteemi ehitamine nagu alguse, et mis on siin nagu maailmas olulised, kuhu tuleks panustada ja et sealt sai see teine elu nagu alguse. Aga miks üldse see Eesti noormees või noh, tegelikult täna ka juba ju naised tegelikult aina rohkem lähevad kaitseväkke, aga miks see noor üldse peaks käima? Mina olen käinud ja mina väga soovitan kõigil kuttidel sinna minna, sest see on teine kogemus, sa õpid ennast tundma ikkagi hoopis rohkem, kui sa kuskil mujal seda nagu saad teha. Aga mis see sinu võib-olla soovitus on, et miks see siis kas praegu bakas olev kutt või gümnaasiumi lõpus olev kutt peaks minema? No eelkõige ikkagi see, et jällegi see kontekst, kus me siin oleme. Et see, mis praegu Ukrainas toimub, see tegelikult oli meil ju tegelikult teada juba 90ndate alguses, et see hakkab juhtuma. Vahepeal oli lihtsalt mingi ilus periood, kus see nagu unustati ära. Aga selliseks olukorraks ikkagi nagu kas või nagu baasteadmiste nagu loomine ja teine asi on, et sa oma selles riigikaitsesüsteemis omad ikkagi mingit nagu rolli ja kohta, see peaks olema ikkagi igaühe soov ja tahe juba meie nagu riigi säilimise eesmärgil. Sest meie riigikaitse on ikkagi üles ehitatud totaalkaitsel, mis tähendab, et see õnnestub ainult siis, kui igaüks panustab. Ja kui enamus ei tea oma rolli ja kohta sel hetkel või ei tahagi teada, siis meil ei olegi mingit lootust. Aga jah, ma ei tea, kui palju see täna nagu inimestele ja tudengitele tegelikult nagu korda läheb, aga see, et meil ikkagi nagu Eesti riik säiliks, et kui see on oluline, siis ma arvan, ei tekigi seda küsimust, kas ma peaks. Aga teiselt poolt jällegi see positiivne, nagu sa ütlesidki, on veel laiem, et sa saad nagu endaga seal tegeleda, sa saad mingisuguse väärtussüsteemi alge sealt, sa saad sellist tiimitööd ja tegelikult, kui sa käid sealt nagu rohkem kuni isegi mingisuguse aspirantuuri või ohvitserikoolini välja, siis sealt saab ikkagi väga hea ka juhtimiskogemuse. Sest et ettevõtte juhtimise nagu alged on tulnud tegelikult ikkagi sõjaväe juhtimisest. Mitte, et see nagu, jällegi ei tohi nagu väga nagu sõna-sõnalt võtta, et me ei juhi ettevõtteid täna nagu sõjaväge, aga kogu see printsiip, struktuur, ülesehitusloogika, kuidas see ülesanded tekivad, eesmärgid tekivad, kuidas need plaanid tekivad, kuidas neid ellu viiakse, see süsteem annab päris hea nagu kooli. Jällegist nõustun, sest ise ka olin aspirantuuris ja sain juhtida ajateenijaid päris palju ja tõesti see on inimestega tegelemine. Et mõtled küll, et see sõjaväe kord, et siis on nagu mingi käsu korras ja ainult nagu jõuga ja ma ei usu, et see täna enam nii on. Jah, võib-olla see vanasti oli ja vanasti juhiti ettevõtted ka niimoodi. See kõik muutub nüüd ja tegelikult sa saad sõjaväega väga hästi toimida, panna ka
nagu ettevõtet juhtides või noh, vastupidi, et Jaa. seal on nagu, ja just see inimestega tegelemine, et sa, kuidas sa neid tähele paned, kuidas sa paned tähele, kes on millest tugev, mis ülesandeid sa annad ühele, mis ülesandeid sa annad teisele, et kogu see on lõpuks nagu selline juhi rolli kasvatamine ja juhi sellise kompetentsi ja kogemuse kasvatamine. Ehk siis siit saab öelda kõikidele noortele kuttidele, kes vaatavad, et minge kaitseväkke. Absoluutselt. Ja. Kui palju sa oma kursakatega veel suhtlenud, need on siin päris palju läbi käinud, et keskkoolist läksid pundiga õppima, kas see punt on nagu jäänud ka kuidagi või? Minul eriti ei ole, aga ta ju ilmselt killustus mingitesse nagu gruppidesse, et jällegi mõned on, pigem väiksem punt, aga ma arvan, et need ongi võib-olla sellised väiksemad pundid, mis siis nii-öelda sealt tekkisid ja kokku jäid, aga teiselt poolt jällegi ma võiks öelda, et ma olen ühe oma kursaõega juba 25 aastat koos elanud, abielus ja 5 lapsega. Nii et selles mõttes nagu võib ka öelda, et on mõnega tekkinud väga tihe suhe. Aga kas teil kuidagi kursuse kokkutulekud on ikka teema? Jah, et sellised aktivistid, väga tore on näha, nad ikka korraldavad ja kutsuvad kokku ja seal saab siis jälle aeg-ajalt kõiki näha ja kuulda, aga pigem jah, ma arvan, et see ongi normaalne, et tekivadki mingisugused grupid, kes siis midagi on hakanud koos tegema või kuidagi kokku jäänud ja ilmselt see on ka tänapäeval nii, et eriti hea meil oli, kui Kaitseväe juurde tagasi tulla, et need keskkoolid, mis võtavad näiteks klassiga või mingisuguse nagu suurema pundiga ja lähevad nagu koos, ilmselt neist ma võiks arvata, et tekivad sellised päris nagu head, tugevad suhted kogu eluks. Sel ajal niisugust asja ei olnud. Kas kui me nüüd tähendab ringiga siia tänasesse päeva tagasi jõuame, nendest 2000 algus ja 90ndate lõpp, kui sa läheksid täna ülikooli, mida sa õppima läheksid? Jaa, no täna on ikkagi hoopis teine maailm ja küsimus on, et kas selleks peab minema ülikooli. Pigem küsimus, mida peaks õppima? Ja mis on need tuleviku nagu kompetentsid, milles ennast täiendada. Et ma olen, ütleme ka tööandjana nagu pigem mures, et meil aina vähem tuleb sellised nii-öelda insenere. Ja seda ka kõige laiemas mõttes, aga just sellised nii-öelda vanakooli mõttes nagu konstruktoreid, aga seda tehnoloogia, innovatsiooni ja sellist nii-öelda arendustegevust on minu meelest nagu ülikriitilise tähtsusega, sest et see kujundab meie tulevikust. Meie tulevik on ikkagi nagu tehnoloogia. See digitaalmaailm ju ei kao enam kuskile. Ja see, kuidas me seda digitaalset maailma loob ja kes neid loovad, need ongi ju need, või noh, need on need võtmekompetentsid. Et seal on neid palju erinevaid. Ma ei hakkagi siin võib-olla neid konkreetselt nimetama, et kui mõelda selle peale, et kas sa tahad olla osa sellest, kes loob seda tulevikumaailma, noh, siis see igal juhul on, kui me hakkame nagu baastasemest, siis ta on reaalainetel põhinev. Kogu meie maailma arhitektuur ja toimimispõhimõte ju põhineb tegelikult matemaatikal, füüsikal ja keemial. Kui sa need ja sa tahad nagu ja sa saad sellest aru ja sul on ka mingi soodumus, ma pean ütlema ausalt, et ma isegi üritasin, aga see oli lootusetu. Aga võib-olla ma ainult õigustan, aga tegelikult ma tahaks, aga ma arvan, et ma ei ole selleks võimeline, aga need, kes vähegi on võimelised ja tahavad, see peaks kõigil võimalikult hea baasi andma, et tulevikus aru saada lihtsalt, kuidas see maailm tekib, kuidas see toimib. Kui paljud saavad täna aru, kuidas see telekas pilt siia tekib üldse. Ja kui sa nagu sellest aru saad, siis sa oskad ka selle järgmise nagu mõnes mõttes innovatsiooni, selle tehnoloogia luua, mis tegelikult mõjutab tohutult meie nagu elu. Ja seda on nii heas kui halvas selles mõttes, et kui praegu me räägime, et me läheme digitaalmaailma, siis seal on nagu väga suur nagu kuritegelik või selline pahupool on ju kogu seal küberrünnakute, pettuste ja muude asjade. Jällegi, et sellest, et kui me räägime täna, et me siin arendame ennast nagu kaitsevõimet nagu sõjaväes, siis tegelikult tuleviku sõda on ju hoopis kuskil mujal, ega sõda kuskil ei kao ilmselt. Et siis on, mis on see nagu kompetentsi kogemus, et sa, kuidas sa oma ettevõtted turvaliselt seal digimaailmas nagu juhid ja et sa suudad neid nagu teadlikult juhtida, ressursse õigesti suunata nii, et sa oleks kaitstud või sa saad kaitsta teisi või seda nii-öelda way of life nii-öelda tulevikus.
ehk siis natuke laialivalguv vastus võib-olla, aga see ongi tegelikult natuke määramatu, sest me tegelikult ei tea, kui vaatame kas või kuidas AI on arenenud, on ju, kui see tehisintellekt on arenenud viimase 6 kuuga, on ju. Ma arvan, 2-3 aasta pärast võib-olla me istume siin ja me räägime mingist 3. maailmast, sellepärast et see kõik on täitsa irrelevantne, mis nagu praegu on. Et see võib ikkagi nagu totaalselt muutuda. Aga jällegi, ta saab muutuda ainult selles matemaatika, füüsika, keemia piiris, on ju, täna. Võib-olla tulevikus see ka veel muutub, aga noh, täna usuks, et meie elu jaoks võib-olla ei muutu. Et ka kogu see digitaalmaailm, mille me üles ehitame nii heas kui halvas, põhineb nendel samadel kompetentsidel. Et sellest tuleks alustada ja siis valida see suund tõesti, et on see siis nii-öelda selle digimaailma ehitamine, on see, ma ei tea, selle AI ehitamine, on see küberturvalisus, automatiseerimine, mingisugused seadmed, riistvara, tarkvara, progemine, et kõik need komponendid on need, mis ehitavad meie tulevikumaailma. Selle reaalainete tundma õppimisega, see on inseneride seltskonnas on väga tore olla. Ma seal Solaride'is ikkagist tihti mingistel üritustel istud inseneridega ja neilt tasub küsida erinevaid küsimusi, sest tegelikult sa ei pruugi ise võib-olla lihtsalt nagu aru saada, aga tegelikult see insener, ta oskab sulle üldiselt ikkagist väga lihtsasti asjad lahti seletada ja sa oled nagu mingi ehk siis lihtsalt sellele samale asjale, et nagu kuidas see telekas töötab asjad, et siis otsi oma need sõbrad üles, kellele meeldib see maailm ja küsi lihtsalt enda arvates võib-olla natukene rumalaid küsimusi, aga tegelikult juba sealt tekib mingi arusaam. Jah, absoluutselt nõus ja meeldib ikka öelda, et insenerist ärijuhiks saada on väga lihtne. Ärijuhist inseneriks enam tagasi ei saa. Seda ma nagu ütlen endale, et see on see võib-olla, kus ma siis võiks öelda, et kui tagasi mõelda, et kuhu rohkem rõhku panna. Aga kui võtta nüüd konkreetseid oskusi täna tööturul, sina kui tööandja, mida sa hindad tegelikult nendel noortel siis? Mida sa otsid? No üks pool ongi kogu see tehnoloogia innovatsioon, seepärast et see on see, mis äris me siin Telias ka oleme. Et me loome seda digitaalset maailma, seal on täpselt samamoodi, et kõik need kogemust, kompetentsid, millest me praegu rääkisime, see on väga relevantne. Noh, kui ütleme, et kõige relevantsem praegu isegi on siis see küberturbe valdkond. Et üks on jah, see digitaliseerimine, see on juba pikalt toimunud. AI, mis siis aitab tegelikult seda digitaliseerimist kiirendada ja siis kogu see küberturve valdkond, mis on võib-olla jäänud natukene tahaplaanile selles kiiresti digitaliseeruvas maailmas. Me oleme seda aastaid juba üles ehitanud, aga see liigub väga kiiresti ja see on selles mõttes nagu jah, tuua paralleeli füüsilise maailmaga siis, et kui me oleme füüsilise maailma turvati üles ehitanud aastasadu, et noh, ma ei tea, elementaarne ukselukk ja aken kinni, siis noh, kübermaailmas võiks öelda, et paljudel ettevõtetel on täna majad ilma uste akendeta, et seda teadlikkust ja seda kompetentsi ja seda on väga palju vaja täna, ma ütleks, selles maailmas. Aga teiselt poolt jällegi sellist nagu noh, loovust ja noh, kuidas öelda, siis kommunikatsiooni nagu ja sellist nagu baas need teemad, mida nagu ettevõtte eduks vaja on ja tegelikult klienditeenuseks vaja on, et kuidas sa ikkagi nii-öelda seda kliendi teekondi ehitad, kuidas sa seda klienti kõnetad, kuidas sa kasutad nüüd kõiki neid andmeid selleks, et oma klienti paremini teenindada, et talle paremini pakkuma teha, et olla personaalsem oma suhtluses, et kasutades kõike seda tehnoloogilist siis võimekust, mis tegelikult juba täna on nagu peaaegu et olemas või kuhu sa siis nagu panustad, et kuidas seda kõiki siis kliendi kogemuse loomiseks ja siis äri loomiseks nii-öelda ära kasutad, et seal on võib-olla isegi raske nagu näppu peale panna, et kas sa pead olema selleks turundaja või arendaja või ärijuht, et see ongi mingi kombinatsioon sellisest loovast kliendikesksest ärilisest mõtlemisest. Ja vot sellega küsimus, et kas on mingit ülikooli, kuhu sa lähed seda õppima? Või on see asi, mille sa peadki nagu ise läbi erinevate tööde, projektide enda nii-öelda seda kogemuste pagasit üles ehitades endale teadlikult planeerima?
täna on, ma arvan, ka nii palju juba tudengiorganisatsioone, kes tegelikult töötavad üpriski sarnaselt või nad arendavad noores seda oskust, neid lihtsaid oskusi, eks ole, see kommunikatsioon, mingine suure pildi nagu tajumine ja väärtused, et see tudengiorganisatsiooniga liitumine on, ma arvan, nagu üks väga oluline tegu noorel täna tudengi jaoks. Ja kust need projektid nagu Solaride'i välja kasvavad ja miks see üldse ellu kutsutud, täpselt see, millest me täna ju siin räägime. Et tegelikult jäi puudu sellest, et mulle mingit teooriat ja mingisugust mingit konkreetset nagu ainet õpetada versus, et õpime seda koos läbi selle projekti, on ju. Sest siin on kõik need komponendid olemas, siin on seesama nagu tehnoloogia innovatsioon, kõik need tehnilised kompetentsid, pluss kogu see kommunikatiivne, brändi ehitus, raha kaasamine, äriline mõtlemine, kõik see tegelikult ongi ju ettevõte. Võiks öelda, et see Solaride on selles mõttes, miks me ka kõik siin ilmselt oleme, et see ongi kõige parem ettevalmistus nagu päris eluks. Kui korraks selle Solaride juurde tegelikult veel isegi tulla, kas sa oled ka tundnud, et kui sa Teliasse tulid ja sinust said nagu juhi positsioonile sellist interdistsiplinaarset errorit, selles mõttes, et kui sina ärijuhina tulid, kas sa mingi hetk said aru, et ma ei oska suhelda inseneridega, et sa ei saa aru, kuidas mingine teine distsipliin nagu töötab? No vot, siin ma pean jälle võib-olla natuke nagu positiivselt oma ajaloole tagasi vaatama, et ma ei läinud ühessegi teemasse süvitsi. On aidanud mul seda, et ma olen ikkagi väga nagu, kuidas öeldakse siis nagu austuse ja pigem nagu eeskujuna vaadanud kõiki neid, kes on oma teema spetsialistid. Nagu suure respektiga selle kohta, sest ma tean, et ma ei küündi kunagi sinnani. Ja pigem nagu võtnudki seda, et nemad tegelikult teavad, kuidas see asi käib. Keegi teine teab, kuidas see asi käib. Ja minu ülesanne on see kuidagi kokku panna mängima. Et see tervikuna täidaks nagu ühtset eesmärki ja viiks meid ühisena edasi. Et selles mõttes jah, selline üldistustase ja selline juhtimisomadus ongi natukene teine, ja ma olen ennast nagu arendanud ka siin, nagu ma algusest peale rääkisin, et võtnudki neid erinevaid tiime, et ma olengi olnud siin ettevõttes, ma arvan, ma ei tea, võib-olla 10 erinevas tiimis on ju, või siis ongi, et aru saada, iga üks tiim teeb, mida on selleks vaja, et nemad saaks õnnestuda, seest välja vaadates, et siis, kui ma kunagi olen nende juht või mingi laiema üksuste eest vastutav, et siis ma oskan sellega arvestada, ma tean, mida neil on õnnestumiseks vaja, aga samas ma tean ka, mida on nagu nende panust vaja, et ettevõtte tervikuna õnnestuks. Et see on jah, see ongi jällegi mingisugune selline nagu juhi üks võib-olla selline siis roll. Et osata seda teha. Mille üle sa täna higistad? Kui me alguses rääkisime noorusjast, siis sa juba tegelikult mainisid ka sellist keskkonda ja maailmateemat, aga jah, et praegu on ikkagi, vaatan selles mõttes laiemalt, et mina olen mõnus mõttes oma mingisuguse need isiklikud lõbud ja peod ja selle nagu ülesande enda jaoks täitnud, et see järgmine samm hakkasingi vaatama nagu laiemalt ja tekkiski nagu siiras mure arates sellest siis riigikaitsest, et kui ma sinna nagu läksin, et mul oli muidugi väga hea mentor siin, kui ma kohe tööle tulin, kes tegelikult mul nagu seda maailmapilti avardas, et tegelikult kus me siin oleme, on ju, kas meie riik veel nagu on nagu iseenesest mõistetav või mis me peame tegema selleks, et ta nagu püsiks ja mis mina teha selleks, et seda garantiid natukene nagu suurendada. Siis seda teadlikkust kohe tekkis juurde, et tegelikult mis me nagu tervikuna maailmaga teeme, on ju, et kuidas me ikkagi tarbime, kuidas me raiskame või kuidas me seda keskkonda nagu hoiame. Õnneks on ka Euroopa Liidu tasemel ja väga palju tegelikult ka seda teadlikkust tõstetud, et on nagu päriselt nagu teaduslikud uuringud, mis näitavad, mis juhtub siis, kui me käitume nii või mis juhtub siis, kui me käitume nii, et seda nagu see info on aidanud ka võib-olla seda teadlikkust tõsta ja seda siis muret tekitada. Ja see on nagu ikkagi nagu, need on nagu niisugused päris mured ja mõnes mõttes on ka nagu hea ka ettevõtte juhina aeg-ajalt nagu seda konteksti nagu aduda,
et me ei ole siin, et kui sa tuled isiku tasemelt, jah, siis sul on nagu lähed tiimi tasemele, lähed ettevõtte tasemele, aga tegelikult sul ettevõtte juhina on ikkagi palju suurem roll veel ühiskonna tasemel. Et kui sa saad aru, et missugust rolli sinu ettevõtte või sina suudad pakkuda selleks, et su looduskeskkond siin säiliks või ei säili, et siis see saab tulevikus ilmselt sinu nagu ettevõtte peamiseks nagu juhtprintsiibiks. Ja nagu vaadata neid probleeme, mis meil maailmas on, mille pärast kõik higistada, siis ei ole kaugel ka see aeg, kus see ettevõtte väärtust mõõdetaksegi selle järgi, kui suurt probleemi sa maailmas lahendad, et see maailm üldse alles jääks. Et on läinud mingiseks selliseks higistamiseks. Te Telias täna olete, keskkond on ikkagist väga olulisel kohal teil? No meil on jah, ütleme neid probleeme, mille pärast muretseda on palju, aga me oleme vaadanud just need, mis on need nagu, mida meie oma äritegevusega kas mõjutame, siis negatiivselt, mida parandada, või mida me saaksime mõjutada positiivselt. Sest me ei saa kõiki maailma probleeme ära lahendada. Ja seepärast me oleme valinud jah, sellised 3 suunda. Üks on siis keskkond ja keskkonnas siis me näeme lihtsalt meil on see, kuna meil on hästi palju nagu selle digimaailmaga nagu pistmist, ehk siis on see nii-öelda digiprügi, siis võiks öelda, või elektrooniline prügi või mõlemad tegelikult. Et üks on see, et kui palju ja miks me neid andmeid kogu aeg salvestame ja hoiame, sest et kõik need andmed, mida me kogu aeg siin filmime ja praegu seda saadet, et kui palju me seda jagame ja kus me paneme, see kõik tegelikult suurendab meie serveri ressurssi, mis tarbib elektrit ja tegelikult kahjustab maailma. Et kui me saaks seda vähendada või vähemalt kontrolli all hoida, et see eksponentsiaalne kasv digiprügis ei oleks sama suur kui meie nii-öelda digimaailma kasvus. Teine on kogu see elektrooniline prügi, kuna meie äri on väga suuresti seadmete peal, mis me saame teha selleks, et neid seadmeid kõik kokku koguda, taaskasutusse anda, kasutatud seadmeid pakkuda, et kui palju on vaja ikkagi kogu aeg seda nii-öelda uusi seadmeid ja selleks nagu maavarasid kasutada ja kogu aeg jällegi seda. Et need on need asjad, mida me päriselt nagu oma äritegevusega mõjutame nii-öelda keskkonnas, et siis need on nagu meie prioriteedid. Siis on see sotsiaalne vastutus nii-öelda ja digitaalne kaasatus, siis me oleme isegi nimetanud seda, et mis on seal digitaalmaailmas need grupid, mida me peaks tegelikult nagu edasi aitama. Ja seal on ka nagu väga palju erinevaid, mida võiks võtta, aga et hoida fookust ja päriselt midagi mõjutada, siis me oleme keskendunud täna tegelikult nagu naised tehnoloogias. Et me näeme, et tehnoloogia on olnud kuidagi meestekeskne ja ühelt poolt võib-olla see, et see ei olnud piisavalt atraktiivne või ei olnud selliseid võimalusi või kuidagi juba on mingid eelarvamused selle suhtes, et seda kuidagi nagu maha võtta. Pakume ise neid hästi palju neid võimalusi ja neid programme, et naisi tehnoloogias arendada, aga pikemas perspektiivis, miks see on oluline, on see, et kui tehnoloogiat loovad need 40-aastased valged mehed nagu mina, siis see digitaalne tulevikumaailm ongi selline, et kes siis sellist maailma saab. Et miks see nagu mitmekesisus on oluline, on just see, et see maailma, kes seda maailma loovad, et seal peab olema ka mõistlik nii-öelda seda nüüd nimetatakse diferentseeritus või selline nii-öelda hästi palju nagu seda maailma peegeldab nii-öelda seltskond, kes seda loob, siis maailm tuleb ka selline, mis on nagu sobilik kõigile. Ja kolmas on siis kogu selle turvalisuse ja privaatsusega seonduv, et kuna see kübermaailma, mida me siin loome, et siis see oleks ka turvaline, et seepärast see küberturvalisus ja tegelikult see andmete kaitse ja andmete privaatsus ja see on aina aktuaalsemaks muutumas, et kuidas saada nii-öelda inimesed on andmete omanikuks ja et siin on, ma näen ka, et meil roll vähemalt Eesti kontekstis ülioluline, et siis need on need nii-öelda 3 valdkonda, mis me oleme sellise nagu sotsiaalse vastutusena või ühiskondliku vastutusena enne jaoks nagu defineerida, need on otseselt seotud meie äritegevusega, ehk siis see ei ole mingi eraldi agenda, et me ei ole loonud seda lihtsalt selleks, et kõik peavad seda tegema, et see on nagu päriselt, me mõjutame seda oma äriga. Ma küll ei tahaks seda jutuajamist hakata üldse kokku võtma, aga aeg tikub peale. Kui sa mõtled nüüd täna nende meie peale, ehk siis nende tudengite peale, mis oleks 3 soovitus sul tänasele tudengile? No kui ma mõtlen nagu oma aja peale tagasi, kui keegi oleks mulle midagi soovitanud, ma ilmselt ei oleks kuulanud. Ja tegelikult ma võib-olla, see ongi üks soovitus, et tegelikult ei pea ju tegema midagi kellegi teise soovituse järgi. Võib-olla kõige olulisem on tõesti kuulata palju soovitusi,
aga selle jaoks teha see oma tee. See on ka muidugi lihtsam öelda, kui nagu teha, on ju. Aga ja mõeldes enda kontekst tagasi, et mis aitas mul seda nagu oma teed nagu luua, on see hetk, kus ma enda jaoks mingisugused põhimõtted hakkasin kokku leppima või noh, nagu ma sain aru, et selline ma tahan olla, selline ma ei taha olla. Sellist mõju ma tahan omada, sellist mõju ma ei taha omada. Et kui sellised nii-öelda valikuid ja neid võiks kogu aeg nagu mõelda, enda jaoks kas või kirja panna, läbi mõelda, peegeldada, siis tekib nagu selline nii-öelda lihtne väärtussüsteem. Ja kui see on olemas, siis on nagu hästi lihtne kõiki neid maailma soovitusi sinna konteksti panna ja enda siis seda nii-öelda teed nende soovituste või kogemuste pealt nagu ehitada. Et lõpuks on ikkagi igaüks on erinev, seda erinevust ongi vaja ja igalühel on oma tee ja see tee, ma tahaks öelda, et ta on alati õige, ükskõik mis tee see on. Aga ta on lihtsalt nagu kõige parem siis, kui sa teadlikult teed neid otsuseid ja valid neid soovitusi selle järgi, kuhu sa tahad jõuda ja see, kuhu sa tahad jõuda, on väga lihtne otsustada, kui sul on selline nii-öelda mingid põhimõtted nagu enda jaoks kokku lepitud. Et see on võib-olla see nagu selle tee nagu lihtsustamise soovitus, siis ütleme niimoodi või et ma olen nagu üles kasvanud Telias ja paratamatult ma olen selle väärtussüsteemiga, Telia väärtussüsteemiga nagu kokku sulandunud kuidagi ja see on nii loomulikult kuidagi juhtunud ja meil on dare, care ja simplify on tegelikult hästi lihtsalt nagu 3 väärtust. Julgus, hoolivus ja lihtsus. Ja see julgus on siis, et teha asju, millel on nagu päris mõju. Meil ei ole aega mõtet kulutada asjadele, millel ei ole nagu päriselt positiivset mõju, seda mõju, mida sa tahad nagu omada siin maailmas. Ja siis see hoolivus, et kõike, mida sa teed, et sa hooliks oma ümbritsevast, on see siis kolleegist, kliendist, ühiskonnast, et kõike seda, nagu, mida sa siis mõju omad, et see siis, ta oleks nagu hooliv selle keskkonna suhtes. Ja see lihtsus on see, et tegelikult ei tasu nagu üle mõelda. Kõik asjad on tegelikult mõistlik nagu hästi lihtsustada ja see tegelikult paneb selle nagu fookuse paika, sest et kui sa hakkad nagu üle mõtlema, et oi, ma tahan nagu teha seda, sellel on suur mõju ja siis ma tahan seda ja ma tahan aidata seda ja siis lõpuks ei jõua midagi teha. Et siis selle lihtsuse nagu kontrollmõõdikuga saad kogu selle asja kogu aeg üle käia, öelda, et mis on kõige olulisem, võtad ainult kõige olulisemad asjad, keskendud sellele ja siis sa omad päriselt mõju ja kui sa teed seda hoolivalt, siis see teeb hea tulevikku nii sulle kui su ümbritsevale. Väga head soovitused ja väga hästi kokku võetud nii-öelda võib-olla indiviidi tasandile need Telia väärtused ka. Mul on igal juhul väga hea meel, et sa tulid meile saatesse. Oli üks väga põnev osa. Mulle nii meeldib inimestega juttu rääkida, kes on minust targemad ja kogenumad, et seda on osa lust kuulda. Targemad kindlasti mitte. Ikka, aga jõulul aitäh sulle. Aitäh sulle. Ja aitäh kõikidele jälle, kes meid kuulasid. Ma usun, et te saite teada jälle uusi nippe, kuidas oma mingiseid kas otsuseid teha või oma mõtteid paigutada või mõelda. Järgmistes saadetes kusjuures meil tegelikult on külla tulemas Milremi esindaja ja varsti tuleb ka külla Fracturi esindaja. Nii et ma arvan, et on mida oodata, nii et näeme juba varsti.